No nii, aku on 100 prossa, siis praegu on prossa peal, siis distance näitab 465, aga kuna ta on typicali peal, nii muudame rated, siis see muutub 579. Vaatame, mis siis nagu realistlik tuleb, kuhu suunda. 465 või 479. Ütleme, et kui 400 pluss tuleks, tegelikult see on nii vähene, aga noh, läbisõitna suur ka. Vaatame, mis siis idaots teeb. No nii, võib teha väikese siukse esimese 10% nagu kokkuvõtte. Siin saab ju teha nagu üsna normaalse arvutuse. 10% akut, 50 kilomeetrit. No, akut 100 prossa võiks ju olla siis 500 kilomeetrit, kui niimoodi siin sujuvalt järjest kütta. Okei, kulunumber muidugi kukub, hakkasin sõitma. Näitas algselt 59 prossa, kui ma võiks kohal olla. Aga jah, ühesõnaga tundub, et 1 kilomeetri protsent või jah, 1% kilomeeter võiks olla siuke 5, midagi. Nii et jah, praegu AC on ilusti sees. Autopiloot on praegu, autopilooti kasutan tavaline püsikas. Teen kohe kohvipeatuse ja siis pärast proovin autopiloodiga ka. Nii, segan teie vaba aega siin. Siin ta siis praegu seisuga hindab seda keskmine 154 on ja hindab siin range'iks 480 kanti. Alles on hetkel 84 prossu. Seekord sõidan siis autopiloodiga, kiirus ikka 100 ja üleüldine keskmine 165, nii et väikene üles tõusme või nagu teie mõttes tõusu peal praegu ja et noh, siuke 500 tuuri selle 100 prossaga võiks sõita, nii et selles mõttes, kui see vähegi reaalne on, siis 157 000 sõitnud auto kohta on see ikkagi jätkuvalt väga tubli tulemus. Lähiajal tahaks ära teha ka selle akutesti, vaadata, mis sellel näitab aku health. Nii et jah, selles mõttes autopiloot töötab ka väga hästi, ütleks samamoodi nagu on meil Y-itel juba samamoodi rooli väga näpiva ei pea, hoian lihtsalt kätt vastas ja noh, okei, vaata sellel masinal on ka see, et saaks seda autopiloodi kuidas öelda, nagu upgrade'i saab olla ka päris mitut erinevat, et meie autotel vist on nagu see, et on ainult 1 või 2 nagu varianti. Nii et jaa, sõidame ja ma varsti midagi teen jälle. Nii, ma pean tegema selle väikse video update'i, et ma näen sinna küll, kuidas teel läheb üles alla ja see range, suures pildis okei, ta ka kõigub siin. Ma korra mõtlesin, näed, et on ju, et see on nagu 454 terve aku peal, aga tegelikult see on ju hoopis lisaks sellele, mis ma olen juba sõitnud, ehk siis see 86 koma on ju. Pane see sellele veel otsa, et siis ta tegelikult ikkagi suures pildis on 458, siis see 87, siis see tegelikult range on ikka kindlasti üle 500, nii et ja selles mõttes tuletame siiski meelde, et ma sõidan kindlasti ju 100-ga ja enamus ajast on ka AC on sees, nii et siin saaks sõita veel selles mõttes nagu ökonoomitades, et AC väljas, meil, ma ei tea, 80% Eesti ilmast saaks sõita niimoodi, et meil on AC väljas ja võib-olla siis kiirus ka 90, et see kindlasti tooks seda range'i või ütleme kulu allapoole ja range'i suuremaks, nii et jaa, ma arvan, et sellel autol on selle 100-se akuga ikkagi jätkuvalt väga selline suur potentsiaal. Nii, just sai 80 prossa ette ja täpselt on ikkagi nii, et 20 prossaga on
praegu 100 kilti. Keskmine on tõusnud hetkel siin, see viimase 38, aga üldkeskmine on 165. Selle viimase 50 kilomeetri näitab siin 50. Nii et ma olen jätkuvalt suures pildis 500 kilomeetri graafikus, kiirus 100 ja konditsioneer ehk AC on sees. Nii et julgelt saab selle autoga sõita 500 pluss kilomeetrit, kui me sõidaks näiteks 90-ga ja AC oleks väljas, ma arvan. Nii et selles mõttes 157 000 tundub, et sellele läbisõidul pole ta mõjunud tänu sellele, et autol on ju ikkagi kiirlaadimine aktiveerimata. See aeglane on tal siis selles mõttes, kuidas öelda, kuni 16 kilovatti ju kiirusega ja see on olnud, tundub väga tervislik sellele akule. Nii et kütame edasi. Update 200 kilomeetrit on selle akuga sõidetud. 62% on alles, nagu näha 90 alas protsent ikkagi nagu ilmselgelt jääb suurem. Ehk siis, kui ennem oli nii, et mis ma siis oli? 100 kilti 10% või 20%. Jah, 100 kilti 20%. Nii et praegu seisuga jään juba 62 alles. Ja ma võtsin praegu suuna Narva poole, ehk siis ma proovin täna selle aku ikkagi natukene suures pildis kuivaks sõita, et vaadata, mis, või nii kuivaks, kui ma viitsin, et ma jään ikkagi 400 kilti ühed täna täis, gramm peale isegi. Nii et mul on nagu suures pildi ikkagi vaja aru saada, et kuidas see S endas siis nagu ikkagi, mida see endast kujutab. Kohe on 250 kilomeetrit sõidetud. Alles on 53%, ehk siis ma olen hetkeseisuga tugevalt üle 500 kilomeetri graafikus. Prossa, mis paned distantsi peale, siis on justkui 60, aga ma saan siin panna praegu rated, panen selle typical peale, siis nagu 48, mis oleks nagu reaalsem. Ma panen nüüd typical rated peal tagasi ja protsent on 10. Varsti 500. Nii, 4998. 4999 ja 500 uskumatu 8% alles. Nii, vaatame, mis see siis 77 kilovatti. No, ütleme, et tegelikult oleks uskunud, et nii vähe alles jääb. 48 näitab ühtepidi rated ja typical oleks 38. Aga siis on nii, 500 on täiesti reaalne. Nii, 515 kilomeetrit jäi tänaseks distantsiks, 6% akut. Ütleb Sentry mode juba currently unavailable. Jah, ilm soosis täna, sest et oli ikkagi soe ja arvatavasti oli tuulevaikne. Nii et ja 158 000 sõitnud auto sõidab
akutäiega ikkagi julgelt üle 500, aga samas vaadata, mis on siis kilovatt-tundi kogus, siis tegelikult see on nagu ikkagi vähe. See näitab ära, et seda degradationit on toimunud. Täna tuli lihtsalt selle pärast see number nii hea, et kuna kulu tuli maanteel nii väike,